Tere tulemast kuulama jätkusuutlikkuse teemalist podcasti ESG Impulss, kus räägime erinevate ettevõtetega nende kogemuslugudest, kuidas nad on oma kestlikkuse teekonnal hakkama saanud ja milliseid ämbreid läbi kolistanud. Mina olen Kristiin Bauer ja täna on mul külas hoopis Kerlin Tiigemäe, kellel ei ole mitte mingisugust kokkupuudet tegelikult kestlikkuse teemadega. Ta ei ole üheski ettevõttes rohepöörde entusiast ega ei tegele ka ESG-ga. Küll aga ta tegeleb ühe sellise teemaga, mis saab suuresti kasuks olla ka ettevõtete teekonnal kestlikkuse suunas. Tere, Kerlin! Tere, tere! Tore, et sa said mulle külla tulla ja äkki kõigepealt räägiks sellest, et millega sa täpsemalt tegeled, sest sinu nimi ESG vallas ei ole teada tuntud. Täpselt. Tõepoolest, aitäh kutse eest. Ma ei ole selles mõttes ESG vallas aktiivne, eks ju, ma tean, mis see on. Ma olen erinevates organisatsioonides sellega kokku puutunud erinevate külgedelt, aga mina hoopiski tegelen tehisintellektiga ja ma olen koolitaja, olen konsultant ja konsulteerin just nimelt selliseid võib-olla keskmiseid ja suuremaid ettevõtteid sellest, et kuidas nemad saaksid tehisintellekti kasutusele võtta, kuidas teha seda efektiivselt, kuidas seda teha turvaliselt ja ka tegelikult kestlikult, eks ju, et jõuame sellest kindlasti täna rääkida ka, aga eks ma igatpidi puutun sellega kokku, sest tehisintellektiga osas ka küsitakse omajagu seda, et mida see ikkagi keskkonnale teeb ja kuidas see mõjutab, nii et ma arvan, siin on päris palju ühiseid jooni. Tõepoolest, ma arvan ise seda sama. Aga kui sa mõtled nüüd korraks ajast veidikene tagasi, ehk siis sinna paari aasta tagusesse aega, kus tulid ESG teemad ettevõtetel lauale, samas tuli ka tehisintellekt ja ChatGPT hakkas väga suurt rolli mängima ettevõtetes, siis tegelikult tänaseks päevaks me oleme näinud, et AI läheb niimoodi korralikult üles mäge, samas kui ESG teemad niimoodi lähevad oma rada erineva stabiilsusastmega, et mis sa arvad, et miks see niipidi on? Need tulid tegelikult ju ühel ajal, et ChatGPT, see kasutajaliides, mida me täna kasutame, millega me oleme harjunud, tuli välja 2022 aasta lõpus, novembris ja umbes samal ajal tõesti need ESG teemad tulid ettevõtete lauale. ChatGPT sai esimese 2 kuuga 100 miljonit kasutajat üle maailma. Täna on seda on väga palju, eks ju, aga täna on erinevatel andmetel seal veel 600–700 miljonit kasutajat juba. Miks ta läks nii? No ilmselgelt ChatGPT oli esimene versioon, kuidas võtame, et see 3.5, mille peal tänased mudelid ka on, see oli esimene selline väga-väga lihtne, väga intuitiivne töövahend. Sa said kohe selle kasutusele võtta, sa said kohe sealt efekti, sa said küsida ükskõik mille kohta, eks ju. Sa võisid küsida ka ESG kohta sealt, et mis see on, kuidas seda kasutada, kõike muud. Samal ajal ESG on, eks ju, selline pikaajaline perspektiiv, see on see, kuidas sa võiksid olla jätkusuutlikum, kestlikum pikas vaates ja sa pead tegema ka päris palju selliseid ettevõtte võib-olla organisatsioonilisi muudatusi, strateegilisi muudatusi selleks, et üldse jõuda siis nende oma eesmärkideni, mis sul on. AI võimaldab sul üsna lühiajaliselt tegelikult teha päris palju muudatusi oma organisatsioonis, oma tööülesannetes, rollijaotustes, kõiges selles. No kui sa mõtled nüüd korraks nagu selle peale, et mis see tehisintellektis on ja mis see kestlikkus on, siis kas arvestades nagu kui palju vett ja kui palju energiat AI siis kulutab, kas kuidagi vastuolulisus midagi sellist ei ole või et kuidas me edasi liigume? Hea küsimus. No ütleme nii, et ma arvan, et seal on võtmeküsimus, kuidas me neid kasutame. Eks ju, et loomulikult, kui sa tahad ettevõttena olla väga kestlik või jätkusuutlik ja olla nii-öelda roheline, siis esmapilgul ei ole tõesti võib-olla see valiku koht, eks ju. Aga küsimus selles, mis sa sellega peale hakkad, eks ju, et sul on väga palju viise, kuidas seda kasutada ja sul on efektiivsemaid viise, sul on vähem efektiivseid viise, nii et ma arvan, et küsimus on selles, et mille jaoks me seda kasutama hakkame, sest ma olen enam kui kindel, et tehisintellekt saab ka ettevõtte kestlikkuse teekonnal abiks olla, et sul on väga palju võimalusi sellest, et alates sellest, et kõige lihtsamad asjad sa saad aidata tõesti või saad küsida
ChatGPT abi, et oma seda kestlikkuse aruannet kokku panna. Aga ka pikas plaanis mina tegelen andmetega, eks ju, et kuidas andmetest ettevõttele väärtust luua ja andmed on ju ESG aruandluse üks hästi suur osa, eks ju, et kuidas me saaksime rohkem andmeid, võib-olla selliseid andmeid, mida meil on vaja, mis päriselt näitaksid seda, kuidas me liigume kestlikkuse suunal, kuidas me oleksime efektiivsemad kogu oma energiakasutuse osas. Nii et ma arvan, et seal on tõesti küsimus selles, et me ei kasutaks seda niisama oma igapäevasteks toredateks võib-olla, ma ei tea, piltide genereerimiseks, mis meil jäävad kuskile kaustadesse üles ja võtavad omakorda energiat. Et see tuleb natuke läbi mõelda see teekond, mis sa teha tahad. Sa tõid selle piltide genereerimise sisse ja ma ei saa jätta kohe seda küsimata, et mingi hetk tagasi ma kuulsin, kuidas siis ettevõtted tahavad, et inimesed hakkaksid seal pilte genereerima, enda pildi sealt üles laiksid, et siis ettevõte saaks endale selle inimese näo, ma ei teagi, kuidas seda nimetatakse niimoodi, et nad punktiirivad selle näo ära ja siis saavad seda nagu kasutada oma erinevate AI mingite piltide loomisel või inimeste kujutamisel piltidel. Et kas see, kui sa nüüd nagu sellele peale vaatad, kas see oleks nagu kestlik või see pigem nagu kuidagi tundub nagu konfliktne? Ma kusjuures ei olegi, pean tunnistama, ma ei ole kursis sellega, millele sa otseselt vihtad, et ma kujutan ette, et mis see mõte seal taga on, eks ju. No ütleme jällegi, ma ilmselt täna ütlen hästi palju seda, see sõltub ja nii ja naa, eks ju. Et kui me mõtleme selle peale, et selle asemel, et me läheme teeme mingi väga suuremahulise photoshooti, rendime mingid ruumid, läheme kuskile, võtame kõik selle meeskonna, ma arvan, et seal on päris palju kulusid, väga palju kohti, mis ei ole võib-olla keskkonnasäästlikud, eks ju. Selle asemel, et me kasutaksime mingisugust ühte pilti, mille loomiseks tõesti läheb energiat, eks ju. Aga kui ma oskan kirjutada seda prompti, ma oskan panna sisse selle, mida mul täpselt vaja on, ma saan võib-olla selle ühe katsega kätte, eks ju, et me hoiame aega kokku, ressurssi kokku. Teine võte tõesti, et kui ma kasutan nüüd nende piltide genereerimist igapäevaselt niisama, tahan teha mingit naljapilte, tahan võib-olla ettevõttes ka, teen, ma ei tea, 10, 100, 500 pilti katsetuseks, siis ta ilmselt ei ole väga mõistlik, eks ju, et täna piltide genereerimise energiakulu on ikkagi umbes 10 korda rohkem, kui sa lihtsalt seda tekstiprompti kirjutad, nii et on ikkagi märkimisväärne keskkonna jalajälg. Aga prompti kirjutamise puhul sa ju pead ka ikkagi mõtlema selle peale, kuidas sa kirjutad seda võimalikult konkreetselt, võimalikult lühidalt, arusaadavalt ja nii, et ta tegelikult ka ju et AI ei kasutaks nagu nii palju seda vett siis nende erinevate vastuste genereerimisel. Mis need põhikohad on? Et kas või kui sa tood näiteks, et on vaja kestlikkuse aruandlust kirjutada, mis prompti sa kirjutad sinna? No minu point on selles, et jah, igal juhul pikem prompt on, eks ju, rohkem ressurssi, samal ajal kui sa saad ühe promptiga hakkama, sa oled palju efektiivsem kui sa pead 5 korda promptima. Ja väga palju minu juurde jõuab neid inimesi, kes ütlevad, et ai, see ChatGPT on jama, andis mulle mingisuguse jama tulemuse ja kui ma küsin, et kuidas sa siis promptisid või mis sa sinna kirjutasid, no panin 2-3 märksõna, eks ju. See on see, millega me oleme harjunud guugeldades, et panen mingid märksõnad ja siis vaatame, mis see tulemus on. Aga teine variant on see, et sa mõtled ikkagi selle prompti läbi, et annad sinna rolli talle ette, annad konkreetselt selle ülesande, mis ta peab tegema, ehk et ei ole mõtet AI-l lasta ise uitama minna oma mõtetega, eks ju, et kuidas ta seda vastata võiks. Annad piisavalt konteksti, piisavalt tausta sinna juurde ja sa saad ühe promptiga võib-olla väga hea tulemuse juba kätte. Ehk et minu jaoks on pigem küsimus selles, et kui hästi sa oled läbi mõelnud selle loogika, kui hästi sa oled selle ettevõtte taustainfo sinna juba korduvalt sisse pannud. Täna on tehisintellekti mudelitel juba paljudel mälu, eks ju, ta tegelikult teab juba seda ajalugu, kui sa kasutad kogu aeg teda ühe näiteks ettevõtte raames. Ehk et sul on võimalik ise ka olla efektiivsem. Ja minu jaoks
kohati võib-olla on ka natuke naljakas olnud see viimastel kuudel siin väga suur poleemika see, et kas ütled ikkagi palun ja aitäh, eks ju, et kui palju see mõjutab seda. Praktikas me räägime ühest sõnast, mis on sul võib-olla, ma ei tea, 10, 20, 50 sõna kokku promptis, eks ju, see mõju on nii väike. Minu jaoks on pigem see küsimus, et kas ma tahan hoida natuke seda enda sükest stiili, et ma ikkagi, kui ma kirjutan kellelegi teisele, sa oled ikkagi ju viisakas. Samamoodi see, et kas ma jätan sinna kirjapead sisse või parandan ära, nii et see on natuke see enda harjumuse koht. Et me räägime ka sellest, et tehisintellektiga inimesed muutuvad laisemaks, eks ju, ma ei taha ise muutuda laisaks ja siis ma jätan sinna natuke võib-olla seda promptiga pikemaks, aga ma saan esimese või teise korraga selle tulemuse. Ma ei pea tegema seal 10 prompti ja ma arvan, et see on pikas plaanis palju mõistlikum. Vahepeal, kui ma mingisuguseid teksteid kokku panen, kas või näiteks podcasti kirjeldusi, siis paned ühe korra. No hoolimata sellest, et ma olen 10 korda juba nagu abi kasutanud, ei tule seda tulemust. Paned teise korra ja jälle täpselt samasugused vead, võib-olla teise nurga alt. Aga niipidi ma lihtsalt, kui ma mõtlen nüüd nagu selle peale, et ma teen podcasti ESG Impulss, mis siis roheteemadega nagu survestab tegelema. Teiselt poolt mõtlen, et ma kasutan seda AI-d ja kasutan seda võib-olla selliselt, et ma ei optimeeri enda neid prompte selliselt ära, siis tekib siuke väike lõhestunud isiksuse. Väiksed süümekad on nagu pärast. Kui palju AI vett ja energiat nagu tegelikult kulutab, et kui sa nüüd mõtledki, et kirjutad selle ühe prompti valmis, oletame, et ta peab mingisuguse pool A4 mingisuguse teksti kirjutama versus näiteks mingid ideed genereerima, et oskad sa seda ka nagu välja tuua, et kui palju ta tegelikult seda energiat kulutab, kui palju ta seda kestlikkust siis, issand, ei taha üldse öelda lõhestab, aga ma ütlen ikkagi. No, ma arvan, et ta ei lõhesta seda, aga eks ta on kindlasti kasutus ise on negatiivse jalajäljega, selle vastu ei saa, eks ju, ta vajab elektrit esialgu siis, kui me neid, mitte meie, aga suured tehnoloogiaettevõtted mudeleid treenivad, eks ju, siis elektrikulu läheb ikkagi sinna. Hiljem läheb nii-öelda selle inference'i, ehk siis selle igapäevase kasutuse ja töös hoidmise peale elektrit. See, kui palju sinna kulub, ega seda täna ju keegi ametlikult välja ei ütle, ega need ettevõtted ka ei jaga seda infot, selle kohta on erinevaid uuringuid tehtud ja need uuringud on ka erinevad. Ma proovisin ka enne podcasti siis veidikene seda researchi või uurimustööd ise teha, et mis need viimased trendid on. Väga palju räägitakse sellest, et üks päring, siuke keskmine päring, ma arvan, umbes siuke võib-olla vähem kui pool A4, umbes 2023 olid siis esimesed uuringud, mis ütlesid, et see on 3 vatt-tundi, ehk siis nagu elektriühikus 3 vatt-tundi, mis on selline pigem palju, eks ju. See on see, et kui sa hoiad näiteks oma mingid lampi päris mitu tundi kodus sees või kasutad oma arvutit tund aega, eks ju, siis on umbes siuke sama suurusjärk. Nüüd täna me oleme 2025 aastas, kus mudelid on väga palju efektiivsemaks läinud ja täna räägitakse, et see number on juba 0,3, eks ju, ta on oluliselt väiksemaks tulnud, mis tähendab, et ta ei ole päris 0, aga ta on vähemaks tulnud. Ja teine asi, mis on ka muutunud, eks ju, et kui võib-olla 23 aastal need esimesed keskused, mis siis ehitati, eks ju, nad kasutasid väga palju mittetaastuvat energiaallikat, eks ju, et mis on siis täna USA-s ka peamine, on ju, aga nad liiguvad väga palju ka sinna, nad kasutavad taastuvenergiat. USA-s räägitakse, eks ju, väga palju sellest, et pannakse vanad tuumajaamad tööle, mis on siis oluliselt efektiivsemad ja taastuvenergia tuuleparke ehitatakse sinna samamoodi ja seal on juba märkimisväärsed erinevused, eks ju, et seal on võib-olla juba 100-kordne erinevus selles, et mis on selle elektrikulu versus sellega, et kui see on taastuvenergiast. Nii et ma arvan, et me liigume kogu aeg sinna efektiivsema kasutuse suunas ja väiksemate kulude suunas, aga see ei tähenda, et seda kulu ei ole. Et ma arvan, et siin on võib-olla mõned mõtted, eks ju, et kasutadagi neid viimaseid mudeleid, eks ju, mis on efektiivsemad ja proovida siis toetada võib-olla siis ka neid ettevõtteid, kes on rääkinud sellest, et nad eelistavad taastuvenergiat ja taastuvenergiaallikaid. See puudutab elektrit, teine on, eks ju, vesi. Veega
on veel hullem, selles mõttes, et V-numbrid erinevad väga-väga kolossaalselt sellest, mida jagatakse. Ehk siis see sõltub väga palju sellest, kus kohas see andmekeskus asub. Kui see on USA-s kuskil piirkonnas, mis on ülipalav, kus on vähe vett kuskil kõrbe lähedal, siis sinna kulubki väga palju vett, et seda andmekeskust jahutada. Nüüd teine koht on see, et meil näiteks põhjanaabrite juures Soomes on samamoodi andmekeskus, et temperatuur on keskmiselt palju madalam ja seal on hoopis teised jahutussüsteemid, seal jahutatakse õhuga ja seal vee kuluvahe on ka umbes kas 90% vähem, eks ju. Nii et kui siin ka erinevad varasemad uuringud ütlesid, et jah, et kuni 2-5 liitrit läheb ühe päringu peale, see on ikka ulme, eks ju, 2-5 liitrit vett piirkonnas, kus sul ongi väga kitsas selle veega. Aga samal ajal Soomes me räägime võib-olla mingist 0,2 või 0,002 liitrist, et milliliitritest. Nii et ma arvan, et siin natuke on seda, et sa võid näidata seda, kuidas sa tahad, eks ju, aga selge on see, et suured samamoodi nad mõtlevad, kuidas ka AI saaks aidata, et sul ei ole kogu aeg see jahutustöös, sa kasutad jahutust siis, kui sul on suurem koormus, sa kasutad seda siis, kui ongi, ma ei tea, niiskemad perioodid ja nii edasi, et seal on päris palju efektiivsuse leidmise kohti. Aga mille järgi ma saan aru, et nüüd on nagu tegu uuema AI mudeliga? Et kui ma võtan näiteks chat GPT, siis seal jooksevad küll üleval need 4.0 ja 5.0 ja nii edasi. Aga kus ma tean, et kas ta nagu automaatselt kasutab seda kõige uuemat mudelit? No üldiselt küll, jah. Et kuna see on tegelikult nendel tehnoloogiaettevõtetel endal ka kasulikum, et nad kasutaksid neid efektiivsemaid mudeleid, sest eks neil on väiksemad kulud selle peale, siis nad seda teevad. Ja ise endal võib-olla need ettevõtted, kes on juba oma mingid lahendusi ehitanud mudelite peale, mida nad kasutavad üle API, siis seal tasub, eks ju, mõelda, et kas ma peaksin ära vahetama. Tihtipeale need suured firmad, nad ei pakugi üks hetk neid vanu mudeleid enam, nii et sa oled sunnitud nende peale üle minema. Et selles mõttes ma arvan, et see on pigem võib-olla lihtsaks tehtud. Sa rääkisid nagu sellest ka, et kui nüüd Soome mingisuguseid mudeleid, AI variante kasutada, siis kuidas ma saan, kui ma tahan olla kestlikum, siis ma tahaks loomulikult kasutada siit lähemate naabrite Euroopa mingisuguseid mudeleid, on ju. Kuigi chat ju tegelikult ei ole Euroopa. Ei ole ja selles mõttes Soomes on lihtsalt nende üks põhimõtteliselt andmekeskus, serverid on Soomes. Ja ega selle vastu sa väga ei saa, selles mõttes, et neid on üle maailma. Pigem sa saad valida selle järgi, et eks ju, kas sa eelistad siis neid USA suuri ettevõtteid või sa eelistad näiteks Hiinat või siis Euroopas on meil täna põhimõtteliselt üks, on Prantsusmaal, on Mistral ja päris palju rõhutatakse Euroopas seda, et hoiame siis seda Euroopa, toetame siis Euroopa ettevõtteid, eks ju. Teisalt Mistral on täna veidikene kehvemate tulemustega, kellegi seal on see dilemma, eks ju, et kui ma tahan saada kiiresti selle hea tulemuse kätte väiksemate promptidega, siis ma võib-olla kasutan ikkagi seda USA ettevõtte mudelit selle asemel, et okei, ma küll tahan toetada näiteks Prantsusmaa ettevõtet, aga siis ma pean palju rohkem vaeva nägema ja võib-olla ma ei saa nii head tulemust. Aga ma loodan väga, et tegelikult Euroopa areneb, Euroopas toetatakse kogu seda nii-öelda tehnoloogia revolutsiooni. Eks me muidugi teame seda, et seda piiratakse, tehisintellekti määrus takistab ikkagi mõnes mõttes jällegi seda innovatsiooni, et neid uusi lahendusi nii palju ei tule. Et ma arvan, et see võtmekoht on see siuke kuldse kesktee või tasakaalu leidmine seal. Mida sa ise nagu rohkem kasutad? Tõenäoliselt seda USA versiooni? Ja mina kasutan ikkagi täna peamiselt ChatGPT-d ehk siis OpenAI oma, siis Google'i Gemini'd ja Anthropicu Claude'i. Ja need on kõik USA ettevõtted, eks ju, ja USA mudelid. Ma tean, et päris paljud ettevõtted lähevad teatud juhtudel Mistrali peale. See on pigem see, et üks, mida ma võib-olla ka soovitan ettevõtjatel on see, et ei pea minema all in ühe ettevõttega seotud olema, et väga paljud Eesti ettevõtted on üks ju Microsoftiga seotud nii ehk naa, et su kasutad Office'i tooteid ja siis minnakse ka Copiloti peale, mis on Microsofti keelemudel, baseerub küll ChatGPT-l, aga siiski nende oma. Nii et ma
soovitangi mõelda erinevate protsesside peale, erinevate lõikude peale. Mistral näiteks on väga hea just nimelt pildi ja teksti tuvastamise peale, et neil on näiteks niisuguse dokumentide sisselugemise mudel on väga hea ja need, kellel on seda vaja, võib-olla ka näiteks Finantsis, kus mina enamjaolt toimetan, eks ju, see on päris hea lahendus, mida kasutada ja miks mitte seda võtta siis jupikaupa endale töösse. Ja aruannete puhul nagu täpselt samamoodi, kui sa ütled, et Mistral on nagu dokumentide lugemise poole pealt nagu hea, siis kas aruannete tegemiseks siis pigem kasutada nagu seda enam, et meil on ikkagi tegu ju Euroopa Komisjonilt tulnud CSRD määrusega ja see on ikkagi nagu Euroopa baasiline versus siis see, et sa võtad selle mingisuguse USA mudeli, et kus kohast USA mudel nagu siis teab, et mis teemad on Euroopas selle kestlikkusega seotud, kuidas ta oskab nagu soovitada seda? Ta teab seda väga hästi, eks ju, sellepärast, et tal on põhimõtteliselt kogu interneti teadmine. Sinu ülesanne on talle siis vihjata või suunata, et päriselt sind huvitab ainult see lõik. Eks, et see on see alati, mida ma selgitan ka enda koolitustel, et kui sa kujutad ette, et sul on põhimõtteliselt kogu internetis olev info on sul siin potis, eks ju, sa pead suutma keelemudelile öelda, et palun nüüd vaata ainult seda pisikest osa siin, see, kus on see Euroopa nurk, eks ju, seda on palju vähem kui USA, ehk siin tuleb mängu see hallutsineerimine ja kallutatus, et keelemudelil on lihtsam, tal on ülesanne kiiresti vastata, eks ju, tal on lihtsam sulle vastata USA kohta või selle kohta, mida on väga palju infot, aga sinu ülesanne on öelda, et anna nüüd mulle ainult see Euroopa Liidu seadus, sest eks ju selle kohta on ju ka veebis väga palju infot ja siin me jõuame jälle selle sama promptimiseni, et mõtle läbi, kuidas sa saad suunata keelemudeli just nimelt selle info hulga juurde, mida sul on parajasti vaja ja siis kindlasti ta aitab sul seal aruandluse juures ja kogu selle temaatikaga. Aga eks seal on väga palju, eriti kui sa lähed veel kitsamaks, siis seal on veel rohkem seda hallutsineerimist, et kui sa tahad veel mingeid Eesti seadusi, Eesti aruandluse kohta midagi, siis pead väga-väga täpselt ikkagi suutma ära öelda seda, et mis info sind huvitab ja mõnel juhul sa võib-olla peadki andma selle seaduse talle sisse, eks ju, sellepärast, et veebist või oma teadmusbaasist mudel ei saa tegelikult seda kätte. Ja kui nüüd aruannet selliselt siis koostama hakata ja võtta see mingi tööriist endale kasutusse, on ju. Okei, aruanne on kestlikkuse vaates selline veidi teisene teema tänapäeval, sellepärast, et põhiline on see, et sa ikkagi tegeleksid kestlikkusega ja et sa vaataksid, et kuidas su ettevõte saaks vähem energiat kulutada, vähem vett. Aga kui nüüd aruande tegemise poole pealt vaadata, siis AI-l, kas see kuidagi nagu mingi pettekujutelma või midagi ei teki või illusiooni nagu sellest, et kõik on nagu nii ilus selles ettevõttes, et kui sa kasutadki AI-d, lood oma need tekstid seal, mingid jutustavad tekstid, siis kui palju seal saab ise lisandväärtust selliselt anda, et ikkagi ainult selle andmeanalüüsi poole pealt või ilustab ta ikka nagu kõike või ma peaks ütlema, et ära ilusta, tee nii nagu on? Ma arvan, et siin on nüüd küsimus selles kasutamise oskuses ja või kasutamise viisis. Eks ju, et keelemudel ise ei mõtle. Tal ei ole seda, et nüüd ma mõtlen, et ma tahan hirmus positiivselt siin välja paista. Neil on sisse kirjutatud seda, et ole kasutajale meele järgi, eks ju, kui sa küsid tagasi midagi, siis tuleb alati sealt väga hea küsimus ja väga hea mõte, eks ju. Aga ütleme, et mis puudutab analüütikat, siis taaskord jällegi, kuna Finantsis tuleb see ka alati teemaks, siis keelemudelit, eks ju, ChatGPT, Gemini, need ei ole mõeldud numbrite analüüsimiseks. Nad on ikkagi suured keelemudelid, nad on tekstibaasil, ehk et nad on just mõeldud selleks, et sa võib-olla analüüsid oma andmeid, sa saad mingit täiendavat vaatenurka, sa saad mingit teist hinnangut oma sellele sisendile küsida, aga nad ei tee arvutusi, eks ju, nad põhimõtteliselt saavad teha, kasutades erinevaid programmeerimiskeeli, aga see ei ole nende keelemudelite põhiline ülesanne täna. Ehk siis, et sinu roll ikkagi on kasutada siis kas mingit programmeerimiskeelt, mingisuguseid teisi tööriistu, et oma need vajalikud mõõdikud välja arvutada, mis sul seal on. Ja sa saad lasta loomulikult keelemudelitel neid tekste koostada, aga
eks seal on see koht, eks, et nagu mainisin, see prompti tehnika, et sa annad talle mingisuguse rolli, sa annad talle ülesande, eks, et aita mul neid tekste kirjutada ja siis sa annad talle ka näiteks tonaalsuse. Ja kui sa paned sinna, et sa pead olema väga positiivne, siis ta suudab väga hästi nendest numbritest ainult seda positiivset poolt välja tuua. Ma arvan, et siin on nüüd see inimeste enda vastutuse koht, eks ju, et kas sa tahad, et su ettevõte paistaks ainult positiivsena välja või sa tahad olla ikkagi realistlik, et siuke termin on, eks ju, human in the loop, mis tähendabki seda, et sa inimesena pead kontrollima kõike seda. Ja lõppkokkuvõttes ettevõtte juhtkond ju vastutab ka selle eest, mis sealt välja läheb. Nii et ma arvan praegu ja kolmas mõte veel, et see on hästi siuke maine küsimus, eks ju. Mistõttu praegu ongi väga, väga hea koht, kust võib-olla selekteeritakse välja need ettevõtted, kes on siis sellised natuke täispuhutud ja tahavadki paremini välja paista, versus need, kes kasutavad neid sisuliselt, ehk siis ma kasutan AI-d, et andmeid analüüsida, andmeid rohkem tuvastada, andmetest päriselt leida neid kohti, mis väärtust loovad, võib-olla mingeid anomaaliaid, mingeid kohti, kus ma saan päriselt oma kulusid kokku hoida, mingisuguseid prognoose teha, et noh, seda ma saan kõik erinevate võib-olla masinõppemeetoditega teha. Ja siis loomulikult kirjutada sinna neid tekste, aga eks see jääb ikkagi selle inimese mõttesse, et kuidas ja millisena siis välja paista. Ma võib-olla küsin nüüd natukene naiivsema küsimuse, aga kas nüüd vastavalt sellele, mida AI on mulle sealt andmetest nüüd välja vaadanud, et see number viitab sellele ja sellele, siis ma tahaksin sellest ju tegelikult ka päris seda väärtust luua. Ehk siis mingisuguseid edasisi samme või tegevusi sellega ette võtta. Kas mul tasub küsida AI käest, et mida nüüd ma ette võtaks või on mõistlikum mul inimese selle oma toimiva mõtteviisi või ajuga mõelda nagu välja need erinevad lahendused mingitele probleemidele või kuidas ma saaksin need edasi ja paremaks? Kas, kumbat sina kasutad? Sa räägid, et inimesed teevad nagu, või AI muudab inimesed laisaks, et kumbat moodust sa siis kasutad? Tegelikult AI-ga saaks nagu kiiremini, kuigi tahaks ise mõelda. No küsimus esiteks, kas sa tahad ise mõelda, eks ju, ja teiseks, kas oskad piisavalt hästi? Ma arvan, et siin täna me oleme olukorras, kus AI on juba enamikest inimestest ikkagi targem nendes nagu põhirollides. Et kui siin eelmine aasta veel räägiti sellest, et jah, need siuksed tippspetsialistid ja juhid on nii-öelda väljapool ohtu ja nendega ei juhtu midagi, eks, et meil on nii suur kogemus, siis viimane Microsofti siuke tööjõuturraport ütles, et põhimõtteliselt intelligents on õige pea see, mida sa lihtsalt ostad, eks ju. Sa mõtled, kui palju sul on seda intelligentsi vaja ja siis sa saad seda ettevõttesse sisse osta, kas AI-agentide või mille iganes näol, eks ju. Nii et ma arvan, siin on küsimus selles teadlikkuses ja natuke ka võib-olla sinu selles valdkonnas, et kindlasti ma ei soovita siukseid nagu ülilihtsaid asju anda AI-le üle, eks ju. Selle asemel, et kirjutada see väike email valmis, sa annad talle mingi mega pika prompti ja siis saad siukse 5-realise emaili. No ilmselgelt sul ei ole seda mõtet teha. Aga kui sa mõtled selliselt, et jah, tõesti, ma näen, et mul siin nendel tootmisseadmetel on, ma ei tea, 100 erinevat andurit, mis mulle neid numbreid annavad ja ma saan siit võib-olla mingisugused trendid, mingid mustrid tuvastada AI abil, aga ma tegelikult isegi ei oska seda kuidagi tõlgendada, sest võib-olla see ei ole minu kompetents selle seadmega nii detailselt töötada, aga samal ajal ma näen, et seal võiks olla mingisuguseid kokkuhoiukohti, siis ma saan ikkagi küsida AI käest seda nõu. Aga jällegi see sinu see human in the loop peab sinna jääma, eks ju, et sina oled see, kes lõplikult selle otsuse teeb, sina võib-olla mõnes mõttes pead nagu tunnetama, eks ju, et on see fookus strateegiliselt, kuhu sa tahad praegu liikuda, sinna kindlasti tuleb, eks ju, mingi ressurss, kas on see, kuhu sa tahad seda panna. Et kindlasti ma arvan, et AI saab sind aidata seal, aga sealt edasi järgmine samm on juba selline sinu enda otsus. Ehk siis ma pigem ei tasuks nagu 100% jääda lootma selle peale, et AI teeb mult kõik nagu eest ära või siis mitte nagu lastagi tal võib-olla seda teha.
Kindlasti ei tasu et AI hallutsineerib, AI-l on täna väga palju selliseid riskikohti, eks ju. Ta võib olla kallutatud oma andmete osas, seal on erinevad muud nagu riskikohad, eks ju, turvalisus, kõik muu, mis seal juures on, et mis me üldse tahame sinna keelemudelile sisse sööta, kui me kasutame näiteks tasuta versioone. Aga ma arvan, et ta võib olla väga hea abiline. Kui ma aruandeid teen ja sealt seda päris väärtust tahan kätte saada, siis võtame kõige lihtsama keskkonnaalase näite, seesama veekasutus. Et kuidas ma saan ettevõttes veekulu väiksemaks, siis mis peaks olema, ma tahaksin mingeid näiteid saada AI käest, et kuidas teised ettevõtted on seda teinud. Kui kindel ma saan olla, et ta mulle seda päris infot annab, mitte ei hallutsineeri, nagu sa ennist juba mainisid, et ta armastab seda teha, et mida ma tegema peaksin või kui kindel ma ikkagi saan selles olla, et need ja need ettevõtted on päriselt seda teinud? No siin on muidugi, kohe ma jõuan selline, aga mul kohe tekib siit, et kas see päriselt on alati päriselt, eks ju, et sa enne vaata küsisid ka, eks ju, seda, et kui lihtne täna on AI abil näidata endast palju paremaid tulemusi, eks ju, seda sa saad võib-olla ise ka paremini kommenteerida, eks ju, et täna nende nii-öelda ESG mõõdikute tipus on mõned sellised ettevõtted, mis justkui saastavad meil keskkonda kõige rohkem, aga nad oskavad väga hästi oma ESG aruandes näidata, et nad on ülirohelised, eks ju. Aga kui nüüd tulla tagasi selle küsimuse juurde, siis kõik hakkab promptist, eks ju, ehk et panegi päriselt sinna sisse, mõtle, milline roll, ametikoht võiks sellest teemast jääda. No, oletame, et ma tahangi selle vee näite, et ma tahan mingit sükest, analüütik võiks ju teada sellest, et annadki talle, ütle, et oled analüütiku rollis. Sinu ülesandeks on teha väga detailne, allikatel põhinev analüüs sellest, et mis X valdkonna ettevõtted on teinud näiteks oma kestlikkuse eesmärkide saavutamiseks või just kas neil on ka selle veekasutuse kohta mingeid näitajaid. Et samamoodi, kui ma tegin AI ettevõtete kohta seda uuringut, siis eks tuli ka seal neid allikaid, mis ei ole võib-olla kõige korrektsemad. Aga kindlasti paned sinna juurde, et sa tahad, et ta viitaks allikale, kui näiteks ChatGPT ei viita allikale, siis küsid üle, mis see allikas on. Siis kui ta viitab sulle mingi lingi, siis päriselt klika selle lingile, et vaata, kas see link ikkagi viib kuskile. Et siin ütleme pool aasta tagasi tuli sealt väga palju neid linke, mis ei toiminud või olidki sellised sisutühjad, mis ei ole otseselt tehisintellekti süü, vaid ongi see, et veebis ongi igast jama, eks ju. Kui sul on väga hästi optimeeritud koduleht, siis ta tulebki välja nende otsingusüsteemidega, isegi kui ta ei ole väga kasulik. Nii et siis vaata üle need allikad ja täna on veel eraldi keelemudelitel selline funktsioon nagu deep research või sügav uuringu ja uurimustöö ja see on päriselt fokusseeritud just sellele, et ta otsibki allikaid, käib nendes allikatest läbi, sa näed seda arutelu või reasoningi, mis seal taga on ja siis sa saad kõige paremad tulemused. Nii et selle kohta peab tõesti neid allikaid kontrollima. Kui palju sina tegelikult nagu vaatad seda chati mõttekäiku seal taga, et kuidas ta on selle tulemini jõudnud? No täna sa näed seda just nimelt ainult nendel arutlusmudelitel, ehk et ChatGPT-l näiteks need O-seeria mudelid, kui sul on tasuline konto, siis sa saad neid kasutada. Kui sul on tasuta konto, siis sa saad ainult 4O, mis on see klassikaline keelemudel. Et nende puhul sa tegelikult ei näe seda. O-seeria puhul mind isiklikult väga huvitab see, eks, siis ma jälgin seda, sest see on väga hea, arendab ka sind ennast paremini kasutama. Sa näed, et okei, nendelt lehtedelt ta otsib infot, sealt ta saab midagi kätte, sealt ta ei saa kätte, näiteks ütlebki või seal on siis kirjas, eks, et läksin sinna lehele, see oli, ma ei tea, parooli all või seal oli vaja filtritest midagi otsida, ta ei saanud infot kätte, siis mul tekib kohe see seos, okei, järelikult mul ei ole mõtet näiteks sellistelt lehtedelt teda üldse otsima panna või sinna suunata. Et ma arvan, et see õpetab ka meid kasutajaid paremini kasutama neid keelemudeleid. Et ma väga soovitan, kui teha seda deep researchi, siis vaadake seda mõttekäiku, mis seal on. Praegu mõtlen, et tegelikult see ju ärgitab ka iseennast rohkem analüüsima või seda mõtet seal siis läbi mõtlema, et kuidas on jõutud punktist A, punkti B ja lõpuks nagu selleni tulemuseni välja, mida siis ta mulle seal endal ette annab. Täpselt.
tegelikult eks ju viidatakse, et keelemudelid on nii-öelda black box või must kast ja sa ei näe sinna sisse ja täpselt me ei tea, kuidas nad jõuavad oma tulemuseni ja eks see muidugi on ka sihuke üks väike osa on ju, mis me seal näeme, mis on sinna kirja pandud, et see sisemine mõttekäik on kindlasti palju keerulisem, aga absoluutselt, selle võrra sa oled kindlasti palju teadlikum ja palju targem. Täna näiteks öeldakse, et õpetajad on kõige paremad üldse prompti kirjutajad, sest nad on harjunud õpilastele kogu aeg selgitama, küsima, ütlema, et räägi nüüd selliselt, räägi teise nurga alt, mida sa veel tead ja siis sa saad ka AI käest või tehisintellekti lahenduste käest palju parema tulemuse. Peaks nagu kooli minema õpetajaks õppima kõigepealt. Jah. Aga me teame, et sa tegeled peamiselt finantsidega ja finantsteemadega. Siis kuidas see on ju andmed, numbrid, siis Muuhulgas. jah, et kuidas sa ise kasutad AI-d oma töö tegemiseks? Jaa, no täna mina, eks ju, koolitan eelkõige siis finantstiime tehisintellekti suunal, aga seal raames, eks ju, ma olen pikalt üle 10 aasta finantsis olnud, tean, mis need ülesanded töö laual on, millega nad tegelevad. No kõige lihtsam viis, eks ju, ikkagi on nende suurte keelemudelitega, eks, et alates sellest, et tõesti aitab emaile ümber formuleerida, kus sul on vaja partneri käest midagi väga-väga keerulist, väga tehnilist küsida, siis aitab su selle mõtte ära korrastada ja sinna kirja panna. Sealt edasi pole siuksed tõesti lihtsamad analüüsid, eks ju, ma mainisin, et ta ei ole mõeldud siukseks numbrite töötlemiseks, aga ta aitab sul ikkagi analüüsi teha, et ta annadki teile ette, et näed, mul on seda tüüpi andmestik, kuidas ma võiksin seda veel jälgida, mis andmeid ma võiksin veel oma ettevõttest või asutuses sinna juurde panna. Mul on selline mure või mul on selline hüpotees, et ma ei tea, siin on liigselt kulusid või siin on potentsiaali kasvada. Olegi analüütiku, ole sellise visionääri rollis ja aita mul seda läbi mõelda. Ehk ta on sinul põhimõtteliselt ükskõik, mis sellises väga spetsiifilises vallas sinu nõunik või nõustaja tegelikult. Ja siis ma arvan, igasugune uurimistöö, just nimelt see turu-uuringud, konkurentide uuringud, kõik võimalikud, mida sa saaksid selle deep researchiga teha, ma arvan, et see on päris suure kokkuhoiu toonud sinna juurde. Ja muidugi sealt edasi sa saad minna üha tehnilisemaks, eks ju, et sa saadki küsida abi igasuguste töövahenditega, finantsistid armastavad Excelit, sa saad küsida, kuidas Excelis mingisuguseid arvutusi teha, kuidas teha valemeid, kuidas teha Exceli makrosid, kuidas teha mingit Power Automate'iga mingeid automatsioone ja siis sealt vaikselt kogu aeg edasi minna, et kui sa tahad veel tehnilisemaks, ütleme veel spetsiifiliseks minna, siis sa võid võtta Pythonit, hakata natuke programmeerimist tegema. Ma näen, et see trend liigub sinna suunda, et me hakkame üha rohkem tegema võib-olla siukseid keerulisemaid ülesandeid, strateegilisemaid ülesandeid, võrreldes sellega, et lihtsalt käsitsi Excelisse andmeid kokku panna ja see on see koht, kus kindlasti AI saab abiks olla. See on paljude jaoks väga suur väljakutse, sellepärast et tähendab, et sa pead minema mugavustsoonist välja, aga see on see, mis meid ees ootab. Et siin erinevad uuringud seda juba näitavad, et ma arvan, et lähima siin aasta algusest tuli välja Maailma Majandusfoorumi uuring, mis ütles, et lähima 5 aasta jooksul 40% nendest oskustest, mis meil täna on, minul, sinul, meil on erinevad, eks ju, aga keskmisena ei ole 5 aasta pärast üldse vaja. Sest kas need tegevused on ära automatiseeritud, siukest rolle üldse pole vaja, mis neid oskusi nõuab, mis tähendab, et väga-väga suur ümberõppevajadus on. Ja ma arvan, et siin saab ka samamoodi tehisintellekti aidata, et tuvastada kõigepealt see, et mis see sinu fookusteema on, mida sa tahaksid arendada, mis on tulevikus väärtuslik, kuidas seda veel kasvatada, on see siis just nimelt tehnilise poole peale liikumine, on see strateegilisema poole peale liikumine ja kuidas siis kõike seda teha ka nii, et ta on jätkusuutlik. Sa rääkisid ka andmeanalüüsist siis Exceli poole peal, aga siin on tegelikult ju hästi palju erinevatel chati mudelitel seotud ka ju turvalisusega. Ehk siis, kui palju peaks jälgima ikkagi seda, et need andmed, mida sa sinna siis sisse tõmbad või üles laed, see chat ju salvestab selle dokumendi kuskil ära. Sõltub, mida sa kasutad, eks ju, jaa. See on väga-väga oluline teema, minu jaoks hästi mõnes mõttes nagu
tundlik või kohati nagu emotsionaalne teema, sellepärast et väga mitmed koolitajad räägivad seda, et ei ole vahet, mis sa sinna paned, kuhu sa paned, et kõik on justkui avalik. No ei ole nii, eks ju, et meil on väga palju seadusi, väga palju regulatsioone, mis piiravad seda, et mida me teatud andmetüüpidega teha tohime. Kui sa kasutad tasuta mudeleid, siis väga paljudel mudelitel on see, et selle vastu, et sa saaksid tasuta kasutada, sa annad neile oma andmed. Ja tõesti, kui sul ongi avalikud andmed, mis on niikuinii netis, siis tõesti on ükskõik, eks ju, sa võid neid sinna panna. Aga kui sul on ikkagi seal inimestega seotud isiklikud andmed, sul on ettevõtte sisedokumendid, strateegiadokumendid, sul on võib-olla mingid toote spetsifikatsioonid, mis on päriselt sinu ettevõtte tuum, eks ju, sa tõenäoliselt ei taha, et keegi teine kuskil mujal maailmas neid näeks. Nii et seetõttu ettevõtetele mina väga-väga soovitan oluliselt mõelda selle peale ja enamikel nendel suurtel keelemudelitel on nii-öelda enterprise või business versioonid olemas ja nendel on see, et sa saad kas juba on või siis sa saad välja lülitada selle, et andmete jagamiseks kasutatakse mudelid või sinu neid andmeid, eks ju, pluss teine on see, et kus neid hoitakse, kui turvaliselt, kas seal tehakse mingeid auditeid, kas seal kuidagi GDPR-i reeglitele vastavust kontrollitakse. Et see on kindlasti väga-väga suur teema, eriti finantsis, eks ju, aga ka laiemalt, et kui sa ikkagi tahad hoida enda ettevõtet jätkusuutlikuna sellena, et tulevikus see on ka sinu enda teadmine ainult mitte kõigil avalikult kättesaadav, siis pead ikkagi jälgima seda, et kuhu sa neid andmeid paned. Okei, aga kui need andmed sinna nüüd sisse panna ja chat juba teab, et tegu on selle ja selle ettevõttega, siis tegelikult see on konkreetne ju turvarisk seal. Ja samas on jälle see, et ESG aruandluse poole peal on selline termin nagu kahese olulisuse hindamine, mis ühe osana tahab ka seda, et sa oma tarnijaid analüüsiksid. Ja kui nüüd üks ettevõte paneb enda erinevad tarnijad sinna sisse, hakkab neid kuidagi analüüsima ja proovib siis sellega saada selle vastuse, siis tegelikult kogu see tarnijatega seotud info on väga konfidentsiaalne. Seda üldjuhul ei avalikustata nagu kuskilt poolt. Siis tegelikult peaks olema ka selles osas ettevaatlik, et sa ei hakkaks, laseks chatil siis analüüsida seda, on nii? No oleneb, mis infot sul seal on, eks kui sul on mingi selline siseinfo, mida teised ei tea su tarnijate kohta, siis ilmselgelt. Kui sa analüüsid seal tarnijate aastaaruandeid, siis need on nii ehk naa avalikud ja neid saavad ükskõik kes sinna ligi. Et seal on seesama küsimus, et seesama konfidentsiaalsuse kohta, et mõtle, kas sa tunneksid end mugavalt, kui see info on kõigile teistele kättesaadav. Ilmselgelt seal ei ole seda, et täna paned sisse, homme kõik näevad neid seal mudelist. Seal on see andmete kogumise periood, mudelite treenimise periood, siis see, kui ta kättesaadavaks teha, et nii ta ei tööta, eks ju, et täna panen homme enda kättesaadav. Aga üks on need suured mudelid. Teine on see, et on väga palju mudeleid, mis on tehtud nende suurte mudelite koopiatena. Ja mul vist ei möödu ühtegi koolitust, kus ei ole seda olukorda, et võtan ChatGPT seina peal lahti ja siis inimene ütleb, kuule, aga mul ei ole seda nuppu, et mul on nagu hoopis teistsugune vaade. Ja siis selgub, et ta on jõudnud mingisugusele ChatGPT koopiale, eks ju, kus ta logis tegi konto, võib-olla ta sai selle tasuta, võib-olla ta maksis juba kuutasu ära või aastatasu ära, see tundus juba odav võrreldes sellega, mis on ChatGPT. Aga tulemus on see, et sa isegi ei tea, kes see omanik on, sinu andmed on juba läinud, kui sa oled seda juba kasutanud, sa ei saa mitte kuidagi neid enam tagasi ja sa ei tea, kas kelleni need jõuavad, kas need jõuavad kellegi kurjategijana, kellel on siis sinu ettevõtte kohta ülipalju infot, eks ju, selleks, et hakata mingeid rahasummasid välja petma või pressima või mida kõike siis sellega teha. Ülivajalik teadmine tegelikult igale ettevõttele, aga seda saab kuidagi välja ka lülitada, jah? See ennem tõid välja, et mingi business-mudeliga. Näiteks just kui sul on ChatGPT-l, Claude'il, nendel suurematel on nii-öelda ettevõtte versioonid, ChatGPT-l on Team, on Enterprise, 2 versiooni, nende puhul on ta juba sellised, et nad ütlevad, eks ju, et nad ei kasuta treenimiseks tasuta versioonide või siis mingite väiksemate eraklientide tasulistel, sul on tavaliselt see nupukene, et sa ütled, et ära kasuta minu andmeid treenimiseks, see on tihtipeale kuskil ära peidetud, just nimelt sellepärast, et sa ei saaks seda välja lülitada väga kergesti.
aga jah, et nendel sellistel koopiatel, nendel üldiselt ei ole seda nuppu ka kuskil. Aga ma saan olla kindel, et kui ma sinna nüüd selle välja lülitan ja sinna mingit konfidentsiaalset infot panen, siis ta ei kasuta seda. Kuidas sa sellest kindel saad olla, eks ju? See on usalduse küsimus, et seda diskussiooni on mul ka paljude ettevõtetega olnud, et on inimesi, kes ütlevad põhimõtteliselt, et ma ei usu seda, need on nii suured ettevõtted, nad teevad ükskõik mida, ega me ei tea, eks ju. Samal ajal, kas sa hoiad oma andmeid kuskil pilves, Google'i pilves, kasutad Google Drive'i, on sul Microsofti SharePointi pilves andmed? No jah, on küll, aga seda usaldad, et nad ei leki sealt kuskile väljapoolt sisse ei tulda. Nii et kohati seda hirmu on selle AI osas võib-olla natukene liiga palju. Teistpidi, eks ta on veidike arusaadav, et meil ei olegi, ta on nii värske, eks ju, meil ei ole tegelikult seda kogemust ja ikka mingid andmelekkeid on, väga palju on siukseid natuke välja mõeldud neid andmelekkeid, mis puhutakse hästi suureks jälle, et seda hirmu külvata. Nii et ma arvan, et täna on eelkõige iga inimese enda individuaalne küsimus, sest on ka neid ettevõtjaid, kes mulle ütlevad, et mul ongi tegelikult ükskõik, et ma olen nii väike ettevõte selle suure maailma mõistes, et vahel ei ole vahet, kui see sinna lekib, eks ju, et ma teen ikkagi edasi ja ma lepin sellega. Teiste jaoks ilmselgelt on see oluline ja mida suuremaks sa lähed, seda kriitilisemaks see muutub sinu jaoks. Nii et ma arvan, et tasub siin ise natukene uurimustööd teha, tasub läbi mõelda, mis riske sa oled valmis võtma ja siis selle pealt neid otsused teha. Kas see hirmu küsimus ongi üks peamisi ka sellest vaatest, et mida sa ise nagu AI vaates tahad mingit väärarusaama kummutada? Ma arvan, et üks kindlasti jaa. Ehk et seda hirmu on ju väga palju ka selle lihtsalt see, et kas sima andmed kuskil lekivad või mitte. Teine pool see, et kas nüüd päriselt mu töö kaobki ära, on ju. Kolmas on see, et kas meil varsti AI on targem kui inimene ja meil on robotid, mis võtavad maakera üle, eks ju. Sa võid seda hirmu ükskõik kui suureks paisutada. Minu fookus on mitte seda hirmu kuidagi nagu ära kaotada, selles mõttes, et ma arvan, et sul peab ikkagi mingisugune hirm olema, et sa ei saa kasutada neid süsteeme niimoodi, et ükskõik, eks ju. On see turvalisus, on see kestlikkus tuleviku mõistes, me tahame ikkagi, et meie lapsed saaksid ka siin üles kasvada ja elada siin planeedi peal. Nii et, või muidugi võib-olla kui sa usud Elon Muski, siis me oleme kuskil Marsil varsti, aga ärme sinna lähe. Nii et tegelikkuses seda hirmu on palju. Mina olen selles mõttes ka püüdnud kogu aeg aus olla selles osas, et AI võtab väga palju teil töö ära. See on väga-väga selge. USA, mis on meist, ma arvan, mingi pool aasta aega ees juba selles osas, et kuidas nendel on see mudelite ja AI kasutuselevõtt juba olnud. Täna selles aastas on võib-olla 70,000–90,000 ametikohta juba ära koondatud hästi palju just tehnoloogia sektoris. Sellepärast, et neid ametikohti ära automatiseeritakse. Aga erinevad uuringud ütlevad, et meil tulevad uued ametikohad. On ju kõikide nende revolutsioonidega tulnud. Lihtsalt vahepeal on mingi periood, kus on hästi palju segadust, kus on hästi palju muret, väga paljud inimesed, kes täna ei mõtle selle peale, kes üldse ei usu seda, et meil on tehisintellekt, sa saad sellega midagi teha. Et mina pigem tahan lihtsalt seda teadlikkust tõsta, et kõik oleksid võimalikult paljud inimesed oleksid kursis sellega nende võimalustega ja julgeksid neid katsetada. Ja mida siis võib-olla ettevõtete vaatenurgast, mida suuremaks sa lähed, seda turvalisemalt sa peaksid siis seda tegema. Ehk siis mitte peljata ja karta, vaid pigem proovida kuidagi ettevõttena adapteeruda kogu selles tänapäeva maailmas ja leida neid lahendusi, kuidas seda AI kasutada, on ju. Absoluutselt, sest sul on neid võimalusi väga palju ja ma arvan, et kui nüüd tullagi juba selle ESG teema juurde korraks hüpata tagasi, siis ESG-l on ka kohati, eks ju, see võib nüüd parandada, aga on veidike seda negatiivset tooni juurde tulnud, eks ju, et jube palju bürokraatiat ja jube keeruline, kui tehisintellekti määrus eelmine aasta vastu võeti, siis räägiti kohe sama, eks ju, et meil on nüüd kohe kõik innovatsioon ja kõik on piiratud, on ju. Teistpidi, kohati ma olen sellega nõus,
aga samal ajal mul on päris hea tunne olla Euroopas ja teada, et kuskil ei ole mingit süsteemid, mis kogu aeg skännivad mind, panevad mulle mingisugust skoori, track ivad igat sammu, mida ma teen, sest see on täna Euroopa Liidus keelatud, eks ju. Nii et ma arvan, et siin on tasub mõelda esiteks, et jah, see on siin, täna tehisintellekt on siin, kuidas sa saad enda ettevõttes sellest ikkagi enim kasu ja mis on sinu fookus, kui su fookus on ikkagi see, et sa tahad pikemalt siin olla, pikemalt toimetada, siis ma arvan, et kindlasti sa pead seda kasutusele võtma, just nimelt sellepärast, et muidu lihtsalt teised lähevad sul piisavalt eest ära ja teisalt mõtle siis ka selle sama keskkonnasäästlikkuse ja kestlikkuse peale, eks ju, laiemalt, et sa saad ka AI-abi seal kasutada, et seda osa endas kasvatada. See on nii õige kõik. Aga nüüd me oleme varsti juba peaaegu tund aega siin lobisenud ja jutustanud AI teemadel. Ja ma tegelikult küsisin AI-lt ühe sellise küsimuse, et kuidas siis panna sind unistama, et nüüd kestlikkuse ja AI teemadega seoses. Ja siis ta tõi välja sellise küsimuse, et milline võiks olla ideaalne maailm, kus AI toetab ettevõtteid paremate ja mõjusamate valikute tegemisel. Mis võiks olla see sinu ideaalne? Eks ju. See on nii raske küsimus. Ma arvan, et ideaalsest maailmat ilmselt ei ole. Ma arvan, et seda ei tule ka niipea, sellepärast, et pigem hakkab olema võib-olla päris palju segadust. Aga mis siis teeks võib-olla natukene ideaalsemaks seda oleks see, et meil on ühelt poolt see teadlikkus olemas inimestele, et me oleme kursis, mis on need võimekused, mida me üldse teha saaksime ja me oleme päriselt ka juurutanud tehisintellekti niimoodi ettevõtetes, et mitte lihtsalt selleks, et ma saan oma e-mailid või ülesanded näiteks 3 võrra kiiremini teha ja siis ma lähen istun kuskil kohvinurgas ja loen kohvi või loen ajalehte ja joon kohvi, eks ju, selle asemel. Et midagi muud teha, et sa mõtledki selliselt, et sa annad inimestele rohkem vastutust, rohkem julgust mõelda kastist välja ja siis leida neid kohti, et äkki meil on siin mingit efektiivsust, äkki me saame kuidagi siin rohkem veel väärtust luua, äkki me saame mingisuguseid uusi tooteid hoopis turule tulla, sest kuna see maailm hakkab nii palju muutuma, siis neid potentsiaali kohti on nii palju rohkem. Ja maailm muutub kiiresti. Seda nii ehk naa. Selles mõttes Eestis võib-olla ka lihtsam, et siin võib-olla mitte nii kiiresti kui mujal maailmas, aga kui sa oled rahvusvaheline, siis seda enam. Nii et võib-olla seda, et meil tekib seda mõttelaadi muutust rohkem ja inimestel on siis ka avatud rohkem natuke teisiti mõtlema ja siis saab siit edasi liikuda. Et ei oleks piiravaid mõtteid või mõtteviisi. Jah, sest ütleme, et neid piiranguid väljapoolt nii ehk nad tuleb ja see on ka selge, et sa pead ikkagi piirama ja muidu sa võid ükskõik mida teha ja muidu meil on väga palju deepfake, ehk siis neid igasugu võltspilte, videoid, neid ohtusid, neid nii ehk nad tuleb. Aga võib-olla inimestena siis ärme ka nii palju piira ja proovime olla loomingulisemad, innoveerida rohkem. Ja just. Aga aitäh, Kerlin, et sa mulle täna külla tulid. Aitäh sulle kutsumast. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Palun ole hea, soovita seda podcasti episoodi ka oma sõpradele ja tuttavatele, jaga seda sotsiaalmeedias. Kui meeldib, siis vajuta ka subscribe või follow siis Spotify's ja YouTube'is ning siis saad olla kursis juba järgmiste episoodidega. Praeguseks aga tšau, näeme järgmine kord!